Hei Siim siin, täna teeme 10 murdude ümardamist. See, kes ümardamist veel ei oska, mine palun tee. Meil on eespool selgitavad videod ja täna me lihtsalt muidu vaatame, kuidas see 10 murdudega seotud on, kuidas see süsteem seal töötab. Vot. Ja teeme seda ülestada näitel. Ümarda 83,26134 sajandikku, 100 tuhandikku lähima kümnendikuni. Et kümnendik tähendas meile seda, et meil oli 0,1. See oli kümnendik siis. Ma kirjutan selle asja natuke lahti, et selle numbri natuke laiemalt lahti, et me leiaks üles selle, kus see kümnendik oli. Meil oli 83, nii, võtame natuke kaugemale, see on rohkem ruumi, 26,134. See on tehtud. Nüüd vaatame, mis meil see oli. Ma kirjutan siia ülespoole, siin olid kümnendikud, kümnelised, ühelised, siin olid, läksid väiksemaks, see on siis kümnendikud, ahaa, me oleme kümnendikud üles leidnud. Aga läheme natuke edasi, et lihtsalt mälu värskendamiseks, et mis siin edasi tuli. Edasi tuli sajandikud, siis tuli tuhandikud, siis tuli 10 tuhandikud, 0,0001. Ja viimane, mis meil siin on 100 tuhandikud, 0,00001. Vaat. Aga meie seekord ei pea nii kaugele hakkama minema, vaid me leppida selle samaga. Selle samaga. Ehk siis me otsime selle koha ümardatult. Ja mis ümardatame selle oli, et me vaatasime eelnevat aru sellele, eelnevalt siis kümnend kohta, ehk siis see on siin sajandik. Ja nüüd me peame vaatama, kas see sajandik on 5 või 5 suurem, siis me ümardame ülesse, või siis kui ta on 5 väiksem, siis ümardame alla. Ja siin tegelikult midagi väga vaadata ei ole, et ma nüüd teen siin alla ümardamise, ehk siis me peame ümardama kümnendikeni, ja kuna meil siin 6 on ilmselgelt suurem, siis me peame ümardama ülesse. Ma teen lihtsalt siia endale, et ma tean, mis me tegema peaksime selle arvuga. Nii, ja ümardamisel, mis meil oli ka see, et pidime, kui me oleme siin olemas, siis me pidime välja kirjutama, et ümardamise mõte oli see, et me peaks vähem informatsiooni meelde jätma. Eks me võime selle kõige esimese asjana isegi, me ei pea alguses mõtlema ümardamisel, me võime alguses välja kirjutada need nullid, mis siin taga on. Ehk siis me tahame kümnendikeni ümardada, siis me saame need kõik arvud nulliks kirjutada. Ja me peame otsima, mis need arvud siin ees on. Vot. Aga need arvud me saame teada, et peame kõrgemale ümardama, ehk siis 6 muutub 10-ks ja 10 annab 2-le ühe võimu juurde, ehk siis 2 muutub 3-ks, aga kuna midagi ülekandmist ei ole, siis see samm jääb 83. Ja ma tõmban veel kord üle selle osa, kus siis ümardamine toimus, et ümardamine toimus üles. 6 muutus 10-ks, 10 andis 2-le ühe ju üles nii-öelda ja 2 muutus 3-ks. Me olemegi ümardanud 83,26134 100 tuhandikku lähima kümnendikuni. Proovi teha harjutusi väljakul. Ole tubli!